подстрелки, если кал. No läheb lahti nokkimisele. Et kõikidel asjadel peab olema siis need... 2 sentimeetrit. 2. See on 6 sentimeetrit. I on vaja i see. Et kui teie siia firmasse tööle asusite, et siis olid siin juba kurdid tööl, et millised teie emotsioonid olid selle suhtes, et te tulete tööle, kus on juba kurdid? Kuna nad olid ennem minu alustust siin, siis tundus olevat täiesti normaalne töökeskkond ka nende jaoks ja igasugused emotsioonid eelnevalt puudusid. Ja ei oskaks nagu rohkem välja midagi tuua, et töötasid tavainimestega nad võrdväärselt ja ei pannud tähelegi seda, et on midagi teisiti. Aga millised ettevalmistused tuleb teha enne, kui kurt tuleb teile tööle või et kui ta juba asub teile tööle, et mida siis tehakse kõigepealt? No meil igasugused väljaõpped asjad puuduvad, eri ettevalmistused puuduvad. Me kohtleme neid kui tavatöölisi ja saavad ilma igasuguse eriväljaõpeta täiesti ilusti hakkama võrdväärselt tavainimestega. Aga mingi tavaväljaõppe teil ju on, et kes ikkagi seda teeb siis? Jah, no nagu igas teises ettevõttes on ka meil, et õpetame välja, vanemad olijad õpetavad välja uuemaid olijaid ja siis ka kurtide puhul on, kui meil on võimalus, siis me paneme kõige parema kandidaadi teda välja õpetama. Ja siis väljaõpetaja on siis kurti inimene, kes õpetab kurti? Kui meil on lõigus olemas selline võimalus, siis jah. Kui see võimalus puudub, siis me leiame mõne vanema olija, kes on hea suhtleja ja suudab väljaõppe teha ka kurdile. Aga millised on raskused või takistused firmal, kellel on kurt inimene tööl? Mitte mingisuguseid erilisi raskusi ja takistusi ei ole, et nagu ma enne mõtlesin, on meie jaoks need täiesti tavainimesed ja me saame nendega täiesti tavaolukorras hakkama. Kas te olete teadlik või te olete kasutanud kunagi mõnda ettevõttele mõeldud soodustust, kui ettevõttes töötab kurt inimene? Kasutame me siis ainult seadusega ette nähtud seda 7 lisapuhkusepäeva ja ülejäänud asju pole meie kasutanud. Millised on olnud teie nagu suurimad probleemid või takistused ja kui on olnud probleeme, siis kuidas te neid olete lahendanud? Mingid erilisi probleeme ei ole olnud. Võib-olla võiks välja tuua siit lihtsalt meie viimase tuletõrje koolituse, kus me siis tellisime eestikeelse koolituse, venekeelse koolituse ja siis kurtidele eraldi tõlgi, et veenduda, et ka nemad saavad sellest aru. Ja see on ainukene asi, mis on nagu erand olnud selle aja jooksul, mis me oleme teinud. Kas te olete pidanud omal nagu töökohti kohandama, kas siis midagi vibreerima panema või vilkuvaid signaale tegema? Ei, meil on kohandatud täpselt tehas täiesti tavainimeste jaoks ja mitte mingeid erilisi asju me pole pidanud lisama seoses sellega, seega mitte midagi erilist pole tehtud. Aga mida julgustavat te võiksite öelda teistele firmadele, kes võib-olla plaanivad võtta kurti inimest tööle? Nagu iga tavalise inimesega, siis karta ei ole midagi ja tuleb lihtsalt proovida ja kui inimene on hea ja pigem on selles seltskonnas rohkem lojaalseid ja pikaajalisi inimesi, kes siis tulevad ja jäävad pikkadeks aastateks, et nad ei otsi kohe sul järgmine päev uut töökohta ja nad ei jookse nii kiiresti ära võib-olla kui tavainimene, seega pigem see lojaalsus on oluline meie jaoks. Aitäh! Palun! Teie igapäevane töö on kurtidele töö andmine, et kuidas see käib teil, kuidas te suhtlete? Suhtleme käte ja jalgadega ja kui aru ei saa, siis kirja teel ja tööd nad valivad ise, nii nagu teised poisid, et nad on kõik võrdsetel alustel. Ja kui on vaja, siis aitan otsida karkasse ja uued mudelid, siis on kõik poisid kogunevad ühe juurde, kes on selle ennem läbi teinud ja siis tema püüab seletada. Ja nendele täpselt samamoodi me seletame, püüame näidata
et noh, mis on uuel mudelil nagu vaja jälgida tegemisel. kas on veel mingeid viise, kuidas te suhtlete käte ja jalgadega? Käte ja jalgadega ja kui üksteisest aru ei saa, siis ikkagi kirja teel. Ja kui on meilid, siis annan nendele seda paberit lugeda, kui on selline pikem tekst nagu kohe juba. Ja muidugi nemad loevad hästi palju huulte pealt. aga mis on kõige raskem on suhtlemise juures teil? No ei oskagi öelda, siis kui nad teinekord midagi hääldavad ja näiteks aru ei saa, siis on ainukene asi, et tuleb kohe minna nagu kirjateele üle, et aru saada asjast, et mitte aega viita sellega, kuna me oleme tükitöölised seal. aga uued mõisted või mingid uued tootenimetused, et kas nendest saadakse kohe aru? No sõltub sellest, kui hästi Kurt oskab hääldada. Et mõni hääldab väga ilusasti, aga teine nagu hääldust loeb huulte pealt välja ja siis ta püüab järgi hääldada. Et esialgu, kui ta ise loeb, siis on jah, et hääldamine on natukene võib-olla teistsugusem. Aga ei, saab ikka aru. Oleme hakkama saanud. aga aitäh! Palun!